tere kõigile, ilusat pühapäeva ja eelkõige ilusat emadepäeva emadele, vanaemadele, vana-vanaemadele. Minul on ka täna eriline emadepäev. See on sellise imeilusa kaardi, mille autorid on 3-aastane Mattias ja 2-aastane Kusti. Ma saan aru, et emad tahavad, et neil oleks iga argipäev ilus. Ja muidugi tulebki emade eest hoolitseda, neid armastada ja austada iga päev. Ja ikkagi on tore, kui sa tead, et maikuust tuleb üks selline päev, kus sulle tehakse pannkooke, koristatakse tuba, pestakse nõusid. Mitte, et seda teistel kordadel ka ei tehtaks, tehakse. Ikkagi on emadepäev eriline. Täna on ka Euroopa päev. Jah, Euroopa päeva tähistame me sellel aastal teistmoodi. Ei ole selliseid suuri rahvakogunemisi Vabaduse väljakul, nagu me oleme harjunud. Saatkonnad ei tule välja nii massiliselt, nagu me oleme harjunud. Aga ma arvan, ikkagi on täna sobilik ka mõelda sellele, kus me elame, millises Euroopa Liidus me elame. Ja võib-olla tuleks mõelda ka sellele, millist Euroopa Liitu ja millist Euroopat me tahame. On väga sümboolne, et täna algas ka tuleviku konvent. Ehk täna ametlikult alustati arutelusid selle üle, milline võiks olla Euroopa Liidu tulevik. Aga sellest räägin teinekord pikemalt. Täna tahaksin ma, et kõigil meist ja kõigil teist oleks võimalus minna õue, nautida seda imelist päikeselist päeva, olla kas lastega või lastelastega või lihtsalt teile oluliste ja armsate inimestega. Olge terved, kandke maske, vaktsineerige, kui see võimalus tekib. Ja Euroopa tulevikust räägime juba õige pea. Ilusat emadepäeva, olge terved!